hei, täna on 24. aprill, kell on kohaliku järgi kell 7 hommikul. Täna on meil proov, talendivoor, selline okei päev. Aga jaa, kell on 7 ja kell 8 peame valmis olema, nii et... Meikike sai tehtud, riided said jälle need selga pandud ja nüüd me lähme siis proovi. Ühesõnaga, teate, et teeme challenge'i ja loome kokku mitu korda Keili ütleb sõna ühe sõnaga. Meil see esimene proov läbi, kus me tegime rahvuskostüümi kava finaalis ning ka samamoodi avatants ja ma karjun Eestit, nii et... Ühesõnaga, me jõudsime bussi ja nüüd me lähme Catwalki tundi kuhugi siis teisse kohta ja siis on meil ka lõuna seal, nii et meid ootab toit ja Catwalki tunnike, aga ma ei taha tegelikult oma kõrge kontsi kanda, nii et ma nüüd mõtlen, millega ma seal tunnis olen. Ühesõnaga, me sai Catwalki harjutamine läbi, nüüd me oleme tagasi hotelli, saame natuke puhata ja siis tuleb juba talendivoor, nii et... Ühesõnaga, meil hakkab nüüd talendivoor ja mina laulan siis Rapunzeli lauluse I See the Light, ainult seda esimest neiuosa ja selline on siis minu talendi outfit. Me oleme talendivooruks valmis. I say we are ready for a talent show. Let's welcome Miss Estonia. Ühesõnaga, talendivoor sai läbi ja talendivoorus ma ühtegi kohta ei saanud, aga selle eest ma sain mingi lisatiitli ja esimese kroonikese. Homme finaalis tuleb raudselt 1 kroon veel, ma luban teile. Ühesõnaga, kell on kohaliku aja järgi 1:30 öösel ja mina alles jälle lõpetasin peapesu. Toakaaslane magab juba, aga homme peab olema juba 7:45 mua ees, sellepärast et meil on homme finaal ja kell 8 hakkab proovi, nii et ma olen ka nüüd lõpuks magama ära, saan vähem paar tundi enne finaali magada. Ühesõnaga, kell on 6:40, täna on finaalipäev.
ja ma ärkasin varem spetsiaalselt sellepärast, et ma tahtsin pesus käia. Ja praegu vets kinni, sest ma toakaasa läksin sisse ja ma ei saagi enam pessu minna. Mis on väga meh. Ja mul on väga raske silmi lahti hoida, sest ma olen nii väsinud. Ühesõnaga, ma imekombel jõudsin hommikusööki ja mu juuksed on tegelikult ikka täiesti niisked, nii et amazing. Aga nüüd me lähme siis sinna, kus toimub meie tänane finaal, nii et that's the reason, miks me kõik oleme ilma meigita ja mitte soengutega. Nagu see loodus, mis siin on lihtsalt mega ilus. Nagu see on lihtsalt insane, kui ilus siin on. Ühesõnaga, finaal on juba alguse saanud, meie enesetutvustus sai ära tehtud, oma Eesti välja karjutud. Siis nüüd oli meil rahvuskostüümi voor. Blue stands for Sky Legacy. Black represents her land and roots. And white symbolizes hope and the future. The long skirt, decorated with silhouettes. See sai ka nüüd tehtud ja pärast on mulle hea story rääkida selles, kuidas Keili enne lavaminekut kõike nuttis, sellepärast et meik oli halb ja soengut mulle tehtud, see soeng on ka minu tehtud, nii et see on väga absurdne, mis siin oli, et peaks olema finaal ja siis peaks endaga rahul olema, kõik läks lihtsalt allamäge, aga anyways, see rahvuskostüüm sai tehtud ja nüüd tuleb oodata siis järgmist vooru, milleks on siis bikiinivoor, nii et ühesõnaga, let's get back in track. Täna on 28. aprill, kell on 10 hommikul ja ma olen Eestis. Eelmises videos ma mainisin, et mul on teile mingit tii rääkida. Jah, asjad ei läinud nii, nagu ma tahtsin, asjad ei läinud nii, nagu planeeritud oli, sellepärast, et pool tundi enne lavale minekut mul oli meik lõpetamata, mulle ei meeldinud see meik, mis mulle tehti ja mul polnud ei ripsmeid pandud ega soengut tehtud. Nagu saate aru, poole tunni pärast hakkab show ja mul olid juuksed nagu just pesust tulnud, ehk siis puhvis, meik oli lõpetamata, ripsmeid polnud mulle pandud ja mul hakkab kohe show. Ja samal ajal ma näen, kuidas kõik teised kõnnivad juba mulle vastu full meigi ja soenguga, kui mina alles istun niimoodi, et mulle tehakse meiki ja soengut pole isegi alustatud. Nii et lõppude lõpuks ma pidin endale ripsmed ise panema, lokid ma pidin ise tegema kiiruga, aga õnneks, kuna Filipiinidel oli kaasas oma isik, kes siis tegi talle meigi ja siis nende voorude vahepeal tegi talle meigi touch-upi ja kohendas soengut. Minu lifesaver! Thank you! See tuli minu, et küsis, kas on kõik hästi, ma olen nagu, et ei ole, et mulle ei meeldi mu meik, mul ei ole ripsmeid pandud, soengut pole tehtud. Siis ta tuli ja aitas mul teha meigi touch-upi ja siis samamoodi aitas mul siitpoolt need juuksed niimoodi kinni panna ja tõesti väga-väga armas meesterahvas oli, kes mind aitas, sest et ta üritas mind maha rahustada, kallistas mind, ta oli nagu väga-väga armas inimene. Aga nagu reaalselt oli finaalipäev, kõik peaks olema ideaalne, sa peaksid välja nägema ideaalne ja kõik läks alla mäge. Nii et jah, lõpuks ma tegin ise endale lokid, siis see meesterahvas aitas mul juuksed siit tagantpoolt kinni panna natuke ja ma pidin ise endale ripsmed panema, nii et aga at least ma sain sellega hakkama. Ühesõnaga, bikiinivoor sai tehtud, see läks üpris hästi, ma arvan, sest et I like my look. Mul on kõik siuke väga nii, nagu ma tahtsin, nii et bikiinivoor oli tore. Bikiinivoor oli väga tore. Ühesõnaga, meil oli ka ära see nii-öelda fashion show. This is just a fashion show. On your screen is Miss Estonia. Ja minul käis konts all. Ta käis nagu korra, siis ma kandsin kontsi, mida ma olen äkki 2 korda kandnud. Nii et see polnud kõige parem idee. Nüüd oli siis õhtukleidivoor.
olin laval terve aeg niimoodi, et mul oli hamba peal huulepulk. Siis ma jõudsin siia taga, enne ma vaatasin, et ei olnud. Ma jõudsin siia tagasi, naeratasin ja oli siin see huulepulk. Minu lõuna, mida ma ei jõudnud enne meiki süüa, nii et ma tõenäoliselt on väikese quick jum söömise sellepärast, et ma pole täna mitte midagi söönud ja kell on juba mingi 4-5, nii et ütleme nii, et ma ei tea, kuidas see tänane välja kujuneb, sest meil on top 10 ja ma ei ole kindel, mis sealt saab. Next goes to Miss Estonia. Do you think we'll be on top 10 of Miss Tourism Worldwide 2026? Name one quality you have which will outshine you from your fellow contestants. Thank you for the question. Sest ma olen natuke failinud, mitte nagu failinud, aga ma oleks tahtnud midagi paremini teha, aga noh, enam ei saa midagi tagasi võtta, aga tegelikult ma olen väga rahul. Ühesõnaga, guys, after everything, ma sain 3. koha. Oh my god, kas sa näed seda? Ma sain actually 3. koha. Oh my god. Ühesõnaga, ma sain siis missivõistlusel, kui võtta Eesti arvestuse järgi siis kui 3. koha, kui võtta missi maailma järgi, siis ma sain second runner-up tiitli, mille üle ma olen mega tuhke, sest meil oli seal 22 tükki ja saada esikolmikusse on tegelikult crazy. Nii et ja ma olen nüüd siis 3. koha ehk siis second runner-upi omanik ja ma olen tegelikult väga uhke. See on tõesti nagu mingi mega hea saavutus. Aga mis Keili nüüd teeb, on see, ma lähen vending machine'i juurde, selle snäkkimasina juurde ja võtan endale juua ja snäkki. Nii et ja siis tuleb hakata asju vaikselt pakkima, sest mul on 2 krooni, 3 sashi, 2 diplomit ja 1 karikas. Ja see 1 karikas kaalub nagu mingi 5 kilo, nii et ma olen mega proud tegelikult, ma olen väga uhke. Nii, mis me siit siis head võtame? Ühesõnaga, kõik, mis ma tellisin, läks mul ainult kokku maksma 3,49. Ja ma ostsin nagu mingi 4 asja ja see läks mul kõik kokku maksma 3,49. Mõelge nüüd, snäkimasin, kus meil mingi 3 euro on 1 asi juba. Ma võtsin 1, 2, 3, ma võtsin 4 asja ja need 4 asja läks mul kokku maksma 3,49. Nagu, what the hell, siin on ju odav kõik. Aga ma lähen nüüd oma tuppa ja siis ma hakkan pakkima, nii et teate, mina ei tea, kuhu see aeg lendab, kell on 12:30 öösel ja mul on lihtsalt fully mess around me ja kohvrid on mingi fully segamini. Ma ütlesin, et ma natuke nagu teen mingi paar story't ja siis ma hakkan pakkima. Ei, ma pole ikka veel mitte midagi teinud. Okei, ma lähen nüüd 12:30 öösel pakkima, siis ma meik maha võtta, juustele kammida, pesus käia, ma saan täna ikka mingi kell 1 öösel ju magama. Nii, kell on siis täpselt 2 öösel, mul on pesus käidud, hambad pestud, nägu kreemitatud, meik maha võetud ja kohvrid, noh, enam-vähem pakitud sellepärast, et homme tuleb veel mingid asjad sinna juurde visata. Aga me ei räägi ka sellest, kuidas kell nii kiiresti 2 sai. Selle ma skipin ka, sest et ma ei tea, kuhu see aeg siin Aasias liigub. Aga anyways, täna oli väga emotsionaalne päev. Sai nutetud palju, sai naerdud. Nagu väga emotsionaalne päev oli täna. Aga nagu näha, siis vähemalt see päev läks hästi, sest et ma sain 3. koha. Ma sain 3. koha rahvusvahelisel võistlusel, kus osales 22 riigi esindajat. Ja see on tegelikult päris hea saavutus. Ja siin ma ei ole mitte Keili, vaid siin ma olen Eesti, nii et tunne on väga hea, väga mõnus on. Ja ka nüüd on see, kuna ma tahaks homme hommikusööki minna, siis ma lähen ametlikult magama ära, nii et näeme homme. Ma mõtlesin, et ma saan teha viimase tervitusklipi rõdu peal, aga juba on õues 32 kraadi sooja ja päike paistab nii tugevalt. Aga hei, täna on siis viimane päev Singapuris. Ikkagi Malaisia, mitte Singapur. Viimase asjad tuleb kokku pakkida ja täna on siis juba lennujaama minek, sest et mul läheb 21.35 juba lennuk tagasi Eesti poole. Aga lähme enne krabame ühe väikse hommikusöögi.
ja ongi aeg ennast siis ruumidest check-out ida ja meil tuleb buss järgi, mis viib siis lennujaama, aga ma jõuan lennujaama 8 tundi varem, nii et I have no idea, mis ma seal teen. Ühesõnaga, kell on kohaliku aja järgi 1:30, aga buss pidi jõudma tegelikult 12, aga meie nüüd alles 1:30 saime bussi istuda, nii et järgmine peatus on siis juba lennujaam, aga kuna mul läheb lend alles 21:35, siis me chillime lennujaamas siis ringi teiste tüdrukutega, sellepärast et Singapuri lennujaam on üks Euroopa lahedamaid lennujaamasid, nii et me lihtsalt chillame seal ja vaatame, mis see põnevat on. Love you, Estonia. I love you, my girl. See you. See you. Miss Tourism Worldwide 2026! Ühesõnaga, me just läbisime immigration selle alakese, kus me pidime kõik oma kohvrid asjad ette näitama ja nüüd siis tuleb jälle buss ja me saame edasi liikuda siis Singapuri poole. Ma nägin seda vetsudes ja mul tuli kohe sellega meelde autode multikas osa, kus Matu läks sinna vetsu ja siis tal hakkas see tööle. Ühesõnaga, mis me nüüd lennujaamas kohvikus ootame siis oma toidukest ja juua, nii et me saame süüa vähemalt ootamise ajal. Ühesõnaga, mu toit ja jook on mul olemas ja need mõlemad läksid siis kokku maksma 6,79 ainult. Ja see on roosilimonaad ja ma kogemata tellisin suppi endale. Mulle meeldib, kuidas siin on 32 kraadi sooja ja siis kõik kirjutate mulle praegusel hetkel, et tead, tule Eestisse, Eestis saab lund. Teate, ma vist jään siia. Siin on hinnad 50 korda odavamad kui meil Eestis. Päike paistab, okei, sajab ka vaheldumisi, aga vähemalt on 32 kraadi sooja, odav toit, odav jook selles suhtes, et ma arvan, et ma pigem jään siia, ma ei tule Eesti. Ühesõnaga, vaadake, mis meie nüüd üles leidsime peale pikka otsimist. Oh my god! Gorgeous! We are gorgeous, the view is gorgeous. This is beautiful. Yeah, stunning, and all the nature around here. And you know what? It's the airport. It's literally the airport. Not like crazy. You should try this. Yeah, you have to come here and just look at this. Siin on isegi Apple'i pood, rääkimata mingi 50 teisest poest. Saate aru, siin on see Apple'i pood. Me käisime lihtsalt huvi pärast korra vaatamas Apple'i toodete hindasi siin. Ja kas te saate aru, et see iPhone 17 Pro Max maksab siin ainult 800 €, kui meile Eestis maksab ta pea 2000. Mina oleks mu rahas, ma ostaks praegu endale iPhone 17 Pro Maxi, sest see on ainult 8 sotti. Ainult nagu, oh my god. Ühesõnaga, ma sain oma lennupiletid nüüd kätte ja mus kõndisid just siin turvaväravates mööda Türgi lennu need stewardid ja stewardessid ja minge kanni kirusad mehed töötavad Türgi lennukitele, what the hell, kui peaks ka Türki reisima vist. Ühesõnaga, ametlikult lennu peale istutud 13 tundi lendu Singapurist Helsingisse ja siis pärast tuleb 30-minutiline lend Helsingist Tallinnasse, nii et saab lihtsalt magada terve see aeg ja süüa. Ühesõnaga, mul just mingi full kaaren ees, sellepärast et sa pead lihtsalt asja mulle seal toolis üle ja ta isegi ei kavatse seda püsti panna, sellepärast oli nagu, et ma kavatsen magama jääda. So what, et sa kavatsen magama jääda, ma kavatsen filmi vaadata. Mul just pixulis esimest korda nagu puutun mina kokku mingi kaareniga lihtsalt, kes lihtsalt arvab, et ta on mingi nagu kõva vend. What the hell, lihtsalt vaadaks seda. Kõva. Jõle mugav on nii olla. Mul oli 10 minutit aega, et jõuda ühest lennujaama otsast teise, vahepeal läbida passikontroll ja ma võtsin oma kontsad jalast, viskasin kotti, lasin sokkidel mööda lennujaama ringi ja ma jõudsin. Ma jõudsin Tallinna lennujaama tagasi, nüüd ma ootan oma kohvrit, võtan oma kohvri ja siis tuleb trip edasi Tartusse minna koju puhkama, nii et Tipu tuli mulle järgi, Tiku ja Taku on jälle koos.
Siinkohal siis minu video lõpeb. Suur aitäh kõikidele, kes olid mul sellel teekonnal toeks ning ka neile, kes jälgisid mu vlogge ning siis, kui teada said oma 3. koha sain, siis mulle õnne soovisid. Nii et suur aitäh teile kõigile ja ma loodan, et saite ka nüüd parema ülevaate, mis on tegelikult siis missimaailm ja kuidas üldse missivõistlused toimivad. Nii et suur aitäh kõigile, kes te mulle toeks olite.